Ja meie tänane viimane ettekanne. Viimase ettekande autoriks on Anu Polverk, kes viis läbi uuringu, kuidas lapsed lugema saada, milline füüsiline keskkond, et lapsed loeks. Kahjuks Anu ei saa ise täna siin olla ja kokkuleppel Anuga tutvustan mina seda uuringut. Ja mul oli suur rõõm ja au olla tema magistritöö juhendaja. Ma näen, et ka Joosep Susi on kohal, kes oli tema teine juhendaja. Nii et kuidas lapsi lugema meelitada? Asi algas sellest, et Anu oli samal ajal ise eesti keele kirjanduse õpetaja. Ta oli saanud omale just 5. klassi ja plaanis tavapäraseid tegevusi teha, aga siis sai aru, et midagi on nagu viltu paigast ära. Õpilased ei oska lugeda. Kokkuvõtvalt õpilased lihtsalt ei oska lugeda. Vähene huvi, iseseisva lugemise raskused, lugemiskeskkond ei toeta lugemist ja Anu äärmiselt pühendunud kohusetundliku inimesena valis oma magistritöö teemaks, aga mida saaks tema teha nende õpilaste heaks. Ja keskseks sai just nimelt, mida õpilane ise saab teha, ehk siis metakognitiivsed oskused. Põhimõtteliselt see taandub eneseregulatsioonile, aga eneseregulatsioonil on nii palju erinevaid strateegiaid, et tema tahtis, et lõppsiht on see õpilane ise. Tema annab õpilasele tööriistad ja õpilane läheb järgmisse klassi, tuleb järgmine õpetaja ja need on ülekantavad oskused, et ta oskaks ennast aidata ka edaspidi. Ja keskseks sai just nimelt lugemiskeskkond. Et kõigepealt ta tahtis teada saada, kuidas tema õpilased loevad. Mis on need tingimused? Millistes kohtades nad loevad, millal nad loevad, kui kaua nad loevad ja nii edasi. Ja selleks ta muidugi hakkas kõigepealt tegevusuuringu loogika järgi vaatama, mida kirjandus üldse räägib, mida varem on uuritud. Ja hästi oluline tuli, siin on loetletud, et on väga palju autoreid erinevatest maailma nurkadest. Hästi oluline kehamugavus. Et me kõik täiskasvanuna saame aru, et kui on halb lugeda, siis ma ju ei taha seda teha. Aga laps ei tea seda. Ka 5. klassi õpilane ei tea, kui tema arvab, et ta peab lugema, ta läheb, istub laua taha, tal ei ole laua taga mugav, ta paneb raamatu kinni, ta ei loe. Ta ei tule selle peale, et vahetaks asendit, teeks kuidagi teisiti. See võib tunduda meile uskumatu, aga 5. klassi õpilasele on vaja seda õpetada, sest ilmselt kusagil on jäänud üks lause, üks suunamine tegemata, et mõni õpilane ei tule selle peale, et aga vaheta siis asendit. Teine asi on see, et keskendumiseks on vaja vaikust. Jälle meile täiskasvanutele tundub see ju täiesti iseenesest mõistetav. Aga mis toimub laste kodudes? See ei ole alati laste enda valida, tema õpilaste seas oli ka suureperelisi, ühel käib muusikatümps ühes toas, emal on raadio põhja keeratud, seda laps ei saa kontrollida, kui sul ei ole vaikust, sa ei saa keskenduda ja seda ütleb see kirjandus meile. Nii et igasugused taustahääled. Ja sealt ta siis liikus edasi või kirjandus andis veel märksõnu, et ikkagi see hetk on vaja leida, et olla raamatuga üksi, aga kas tema õpilased oskavad, kas õpilased üldse teavad seda? Ja sealt ka see valguse teema, nii et nii palju oli need füüsilise keskkonna, lugemise keskkonna tegureid, mis panid Anu mõtlema, et aga uuriks need oma õpilastel. Äkki see, et nad ei loe, et nad ei oska lugeda, on tingitud sellest, et nad ei teagi, kuidas seda võiks ise teha. Nii, vaata nüüd mul kiilus nagu päriselt kinni. Ma lähen tagasi. Mul nagu... Nii, sain. Ühesõnaga metakognitsioon, mis siis tähendab, et õpilane, laps, 5. klassi laps oskab ise planeerida oma lugemist. Ja jälgida oma lugemist, planeerimise alla käib ka ajavalik. Kas mulle meeldib hommikul lugeda? Kas mulle meeldib söögi kõrvale lugeda? Kas see on õhtu, kus ma loen? Ta ei tea seda. Kui ta ei ole selle peale mõelnud, siis ta ei oska seda aega ise valida. Kui kaua talle järjest meeldib lugeda? Kas ta tahab lugeda kõrvaklapid peas või ta tahab täielikku vaikust või tal on väikset suminat vaja? Mis on see koht, kus talle meeldib lugeda? Ehk siis oskus teadlikult analüüsida ja jälgida enda lugemiskeskkonda. Ja sealt tuligi siis tegevusuuringu põhieesmärk toetada õpilaste metakognitiivseid oskusi oma lugemiskeskkonna protsessi mõtestamisel. Nii.
Eeluuringuks oli siis, et ta kaardistas omaenda õpilaste, miks nad loevad, mida nad loevad, kuidas nad loevad, millal nad loevad, mis neile meeldib lugemiskohal ja sellest tulenevalt analüüsis ta siis, mis on nende profiilid. Kirjandusest tulid ideed panna kokku tegevusuuringu jaoks tegevuskava ja tutvustada õpilastele erinevaid viise erineva perioodi jooksul. Palun nädal aega lugege sellistes tingimustes. Järgmised nädal aega palun lugege sellistes tingimused. Ja need tingimused olid siis välja kasvanud kirjandussoovitustest. Heledam lamp, valgem lamp, diivaninurgas, põrandal kõhuli, laua taga. Proovi järele, mis sulle sobib. Ja selleks, et need tulemusi paremini usaldusväärsemalt hinnata, oli tal küsimustik õpilastele, tal olid tagasisidelehed, iga tegevuse kohta oli tagasisideleht, kus õpilased siis ütlesid, kas meeldis, ei meeldinud skaala peal. Tema ise pidas uurijapäevikut, kuhu ta tegi sissekandeid siis enda emotsioonide kohta, mõtete kohta, aga samuti ka õpilaste reaktsioonid, mis küsimused õpilastel sellega seoses tekkisid ja ka siis poolstruktureeritud intervjuud õpilastega. Mis tuli välja? Mugavus, valgus, helitaust, privaatsus, kõik need asjad, mis on ka seal kirjanduses. Meeldib, kui on pehme, meeldib selja toetatus, soojus, aga need on need lapsed nüüd praktiliselt, millest mitte keegi ei olnud enne mõtestanud oma lugemist. Kuidas ja millal neile meeldib lugeda. Ja nüüd nad said nagu aru, et tegelikult on hästi tore, kui sul on soe, hubane, sul on mingi fliis ümber, loomulik valgus, kunstlik valgus, väikesed erinevused hakkavad tekkima, see, mis sobib ühele, ei sobi tingimata teisele. Ja ongi lapsi, kellele meeldib lugeda laua ääres. Nad on pigem vähemuses, aga ikka seesama sõnum, tunne ennast kui lugejat. Mõni loeb trammis, olete tähele, see on üliharva, aga ma olen näinud vahe, selline kapsas võetakse välja. Nüüd ei tea, kas see on see näitamise koht, võib-olla on see veel ingliskeelse kaanepildiga ka, seda ma ei ole tähele pannud, aga see on ju ilmselges langustrendis. Siis taustahelid. Oli ikka vähemalt pooled, kellele meeldis, kui kõrvaklapist tuleb vaikselt mingit muusikat. Aga ilmselgelt segas neid kodused hääled. Ja kui kodus on telekas põhjas, raadio on põhjas, teine, mis väga müra taustalt häiris on mu meeles, et ta rääkis, et nooremad õed-vennad mängivad. Ja mängimine vahel läheb väga lärmakaks, võib-olla seal isegi väiksed tülitsemised, see nii segab. Vähe sellest, et ta ei saa õppida, ega siis ei tule ju ka lugemisest midagi välja, nii et need on need segavad hääled. Nii et ikkagi hinnati seda vaikust ja rahu, üksi olemist, aga sama hästi ka turvalist koos olemist. Oli selliseid lapsi, kes olid suure pere lapsed. Talle meeldis lugeda, kui keegi oli kodus. See oli mingisugune turvatunne, ta tahtis lugeda siis, kui teises toas oli ema või isa või õde või vend. Ta eelistas seda hetke, et ta ei ole üksi. Üksi tegeleb ta siis võib-olla mingite muude hirmudega, mis kõik lapsi tänapäeval ju vaevavad. Ja pärast erinevaid katsetusi, tal oli neid tegevusi päris pikaks ajaks ja erinevaid, võib ikkagi rõõmuga tõdeda, et õpilaste teadlikkus selle kohta kasvas ja oskus seostada keskkonnatingimusi loetust arusaamisega. Ehk siis, et saada ise aru, millal, kuidas mulle meeldib lugeda, mis on minu vajadused, see, mis sobib mu õele, ei sobi mulle. Ja kui õpetaja ütleb, et nüüd te loete, teil on see raamat, et ta oskab ise teha sellest järeldusi. Aga omakorda see sõnum siit, mis läheb õpetajatel, on see, et 5. klass võib tunduda tegelikult ju päris suur, 4 klassi on seal eespool läbitud. Et kusagil on äkki jäänud kellelgi midagi ütlemata, sellepärast, et kõik arvavad, et aga kindlasti on juba räägitud. Kui 9. klassis tuleb õpilane, siis me sageli ei mõtle selle peale, et me peaks hakkama õpistrateegiaid õpetama, tegelikult peaks. Iga õpetaja võib-olla eespool on korra mõelnud seda sama. Küll keegi on rääkinud, küll ta oskab. Ei oska, ei pruugi ja need on need asjad, mida tuleb üle korrata. Nad tulevad ülikooli ja me alustame nullist keeleõppe juures ikkagi need õpistrateegiad ja õpistrateegiatele käib metakognitsioon, aga kuidas mina õpin ja nüüd tänases kontekstis, kuidas ma loen, millal mulle meeldib lugeda. See mõtestamine selle keskkonna üle ja need olid Anul nagu hästi head tulemused, et lapsed hakkasid aru saama,
kuidas neile meeldib lugeda. Aga see oli üks pisikene sammukene selle suunas, et panna lapsi rohkem lugema. Ega nüüd selle tulemusel need mingisugust dramaatilist hüpet siin ei toimu, aga pisikene valguse kiirekene võib-olla seal tunneli lõpus, et nende laste koha pealt. Nii, talle vist sellised slaidid ei meeldi, aga mulle tundub, et me olime nii kuni lõpupool. No võt. Ühesõnaga, ma võtan siinkohal kokku, et sõnum, väiksed soovitused olid seal taga. See ei ole ainult sõnum õpetajatele, vaid ka lapsevanematele ja kõikidele täiskasvanutele on see teadlikkus füüsilisest keskkonnast, kuidas see mõjutab lugemisprotsessi ja lugemiselamust. Ja enne oli juttu päeva esimeses pooles ka kotttoolidest, aga miks mitte klassisse kotttoolid või koridorides, kui see laps seal kodus ei loegi, kui tal ei olegi seal pole raamaturiiulitki, tal on võib-olla koolis võimalik see raamat saada, ta läheb sinna kotttooli. Kotttool oli üks Anu tegevustest, mida ta tutvustas oma õpilastele, see paljudele meeldis. Ja ma arvan, et me ei pea tänasel hetkel üldse muretsema sellepärast, et kui laps istub käkras kõveras seal kotttoolil, et tema selgroog nüüd jääb kõverast. Nii palju need ilmselt ei loe, et see hakkaks nende, ma ei tea, anatoomiat ja füsioloogiat kuidagi häirima, et peaasi, et nad loevad. Ma arvan, et see on see kõige tähtsam. Nii. Ja jõudsin lõppu. Aitäh! Kas on küsimusi? Kas Joosep tahab kommenteerida midagi? Peas oli siis osa sellest nõnda nimetatud tervikteose käsitlemisest ja selle algpunktiks oli siis see, et no jätkuvalt on hästi palju õpetajad, kes annavad mingisuguse kuupäeva, õpilane peab läbi lugema selle teose. No see ei ole ju õppeprotsess. Et selle, kõik põhimõtteliselt kirjanduste taktilised suunitlused nagu liiguvad selles suunas, et kusagil 5.–6. klassis võiks hästi palju tähelepanu pöörata just nimelt, et on nagu kirjandusõpetus jaotub 8, on eetilised eesmärgid, esteetilised. Esteetilised eesmärgid on üks kas nagu lugemistehniline oskus. Ja selle eesmärk oli muu hulgas, ühesõnaga ma ei tea, kuidas õpilane kodus üldse loeb, aga tegelikult see on kõige olulisem asi, kuidas teda toetada. Me ei saa muidu teda iseseisval lugemisel toetada, kui me ei tea üldse, mis kodus toimub. Ja õpilane tõesti ei tule tihtilugu 5. klassis ka selle peale, et ma ei pea tingimata kodus lugema, vaid et ma võin lugeda kusagil raamatukogus ja nii edasi. Aga see on ainult üks osa, see füüsiline koht, et tegelikult on ka oluline lugemiskiirus näiteks, kui kiiresti ma loen, kas ma seda tajun, kas kiiremini, aeglasemini. Ja siin, et sa ütlesid lõpetuseks, et oluline see, et õpilane loeb, see ei ole kõige olulisem. Oluline on see, et õpilane 5. klassist Eestis algab kirjandusõpetus, mis tähendab, et oluline on ka, kuidas ta loeb, kui sügavalt ta loeb. Ja see, et õpilane loeb 100 lehekülge, see on täis suva, kui ta loeb seda pinnapealselt. Ja selleks, et ta loeks sügavuti, iseseisvalt, on tal vaja väga tugevat toestust ja tal on vaja mugavat kohta, sest suur osa näiteks ma ei tea, kui mõnus on näiteks lugeda olukorras, kus su kõrval on 29 nihelevat teismelist, mis on klassiruumis näiteks. See on täiesti võimatu ilukirjandust lugeda. Sa võid pragmaatilist teksti lugeda, aga mitte ilukirjandust. Lihtsalt jauran siin. Aitäh, no see oli teise juhendaja vaade, aga põhimõtteliselt meil ju haakub selles mõttes, et laps ise oskaks, selle uuringu fookuses oli see, et laps ennast oskaks ise aidata. Jah. Aitäh, väga põnev ettekanne oli, aga nagu mõeldes oma lugemiskogemusele umbes sama vanana väga erinev. Ma mäletan, et põhiline oli see, et kästi õhtul kell 10 magama minna ja siis see salaja taskulambiga teki all lugemine ja kõik need muud sellised, et kuskile minna niimoodi, et teised ei näe, et ma ikkagi lugeda saaksin. Kas sellist fanaatilist lugemist tänapäeval või nendest vastustest üldse ette ei tulnud? Selles uuringus sellist fanaatilist uurimist välja tulemusi ei olnud. Tal ei olnud tegevuste seas teki all lugemist. Ja võib-olla kui keegi tahab korrata, miks mitte, aga ma arvan, et need lapsed võib-olla isegi ei haaku, ei saa aru, miks ma pean seda teki alla ronima.
mina ei tea ka, et ma oleksin teki all taskulambiga lugenud, mul ei keelatud seda kunagi teha. Aga ma tahtsin tegelikult öelda seda, et peaks jõudma ju lõpuks selleni, et raamat haarab lugejad sedavõrd, et tal on et ta valib loomulikult selle, umbes nagu inimesed siin istuvad, üks teeb üle jalgi üle teised klõpistavad seda, kõik tunnevad ennast mugavalt. Et kui ma haaran mind see konverents või haaran mind see raamat, siis ma ei pane tähelegi. Ma olen lihtsalt niivõrd loomulikus asendis, kuidagi muidu lõusutan kas kotttoolis või olen teki all taskulambiga või sõidan trammis jalgi üle teise. Et kõige tähtsam on see, et lugemise elamus tuleb sellest, kui raamat sind haarab sedavõrd, et ükskõik kuidas sa loed, et selleni peaks jõudma. Mitte ma ei taha tühistada seda tööd, mis on see üliõpilane teinud. Muidugi see on väga tugev ja huvitav uurimus, aga ma tahan öelda seda, et sellest peab edasi minema. Et lugemine peab saavutama sellise elamuse lugeja jaoks, et tal tekib loomulikult see olek, kuidas ta on. Täiesti nõus. Aga see praegu oli see eeltingimus, et ta üldse kuhugi jõuaks. Need olid need õpilased, kes ei lugenud üldse, need lihtsalt ei lugenud seal kodus. See on nagu noortekeeles see järgne level, et vahet ei ole, kus ma loen, sest et on huvitav. Ja. Mul on võib-olla väike provokatsioon just mõelt küsimusest, et mida siis teha või kuidas edasi. Ja me siin oleme rääkinud väga tänuväärselt noortest ja lastest, aga kas siis siit ei tuleks järeldada hoopis, et fookus peaks olema hoopis nende vanematel, nendel keskealistel inimestel, kes, nagu me kõige esimeses ettekandes kuulsime, loevad kõige vähem? Jälle nõus, aga kuidas nendeni jõuda? Ja see kampaania, et loe rohkem ei tööta, kuidas me jõuame nendeni, kes ei loe, siis võib-olla praegu need ressursid sinna, keda me veel saame suunata lugemiseni, lootes, et need põlvkonnad lähevad edasi. Aga eks tänapäeva ühiskonda, ma arvan, et see iseloomustabki selline lõhestatus. Seal taga oli käsi enne. Ilmar. Et küsimus, kuidas jõuda keskealiste või nooremas keskeas lugejateni. Et minul on oma positiivne praktika sellega, kui ma kohtun oma eagrupi lugejatega, ehk siis need, kes minu raamatuid loevad, 7–12, siis üks kodune ülesanne, mis ma neile alati annan, on see, et nad peavad oma vanemad või hooldajad kodus üles rivistama ja hakkama neile ette lugema. Võta oma vanaisa, võta oma vanaema, võta isa, võta ema, pane nad istuma, ütled, olge nüüd tasa, ma loen teile ette oma lemmikraamatut. Ja nad teevad seda. Aitäh.